Tere, mina olen Kristiina Lään Tallinna Poe Gümnaasiumist. Ma olen keelekümblusõpetaja, LAK-koolitaja. Ma olen endine muuseumipedagoog. Ja ma tahan sinuga täna rääkida sellest, kui lihtne on tegelikult teha koostööd muuseumiga. Ma usun, et keegi enam ei vaidle selle vastu, et muuseumikülastus ongi üks tähtis osa meie õppetööst. See ei ole mingi eraldi meelelahutus. Vaatame üle 3 lihtsat asja, kuidas teha ettevalmistusi, kuidas käituda muuseumis või mida teha muuseumis ja mida kujutavad endast järeltööd. Kõige raskem on vist leida koht oma töös, millal minna muuseumisse. Aga alustame augustis. Siis, kui suuremad muuseumid teevad mõnusaid infopäevi, tulevad kõik ühte kohta, sina lähed ja otsid üles, milline muuseum sulle sobib. Tutvu oma kodukoha muuseumidega. Ja nüüd, kui sa augustis hakkad töökavasid tegema, seo muuseum konkreetse tunniga. Meil Tallinna Poe Gümnaasiumis on asjaolud nii, et me lõimime suuri teemasid ja iga lõimitud teema lõpus külastame muuseumit või mõnda keskust. No näiteks veestiku teemad käsitlevad kõik õpetajad 2 nädala jooksul ja seejärel me lähemegi Eesti Mere muuseumisse ja töötame selle sama sõnavaraga seal samas koha peal programmis. Kui sa oled oma muuseumi välja valinud, siis on väga oluline otsustada, millist programmi sa tahad või mida sa vajad tegelikult oma tunni jaoks. Ja Helene oskab meid sellest väga hästi aidata, sest sina vist tunned neid pisiasju. Jaa, et kui oled grupiga muuseumisse tulemas, siis kõigepealt meil muuseumis oleks vaja teada, kui palju teid tuleb ja kui vanad te olete. Ja ka, et mis keeles programm võiks olla. Loomulikult, mis teemal programm võiks olla, on võib-olla kõige esimene asi, millest pihta hakata. Ja selle kohta on meil ju kodulehel terve pikk nimekiri, et samamoodi Keskkonnahariduskeskustel ja teistel, kes õppeprogramme pakuvad, on õppeprogrammid hästi põhjalikult ära kirjeldatud. Seal on välja toodud õpiväljundid ja tegevused, kõiksugune lisainfo, et alati soovitan mõelda kaugemale pealkirjast. Sest ka meil näiteks oli varem ühe teise maailmasõja sõjapõgenikest rääkiva muuseumitunni pealkiri Jõuluks oleme tagasi. Ja see oli vist natuke eksitav, sest mõni õpetaja ei lugenud pealkirjast kaugemale ja tellis selle hoopis jõulupeoks. Ja kui siis selgus, et tegemist on üsna sünge rollimänguga ja mitte lõpusa jõulupeoga, siis oli üllatus suur. Aga õppimine, ma arvan, sedavõrd suur, nii et igal juhul tasub enne vaadata, mis kodulehel pakutakse. Ja siis meiega ühendust võtta ja ma väga julgustaksin sõnastama ka igasuguseid erisoove, et meil on väga hea teada, kas te olete teemaga alustamas, kas see tund, mida te tulete muuseumisse tegema, juhatab teema sisse või võtab kokku või laiendab, süvendab, täiendab, et mis on selle funktsioon ja võib-olla on teil klassis õpilastega arutelu käigus tekkinud mingid spetsiifilised küsimused, mille te kindlasti tahate vastust leida, et lähete muuseumisse täiendama, ma ei tea, Hansaliidu teemasid ja teid kindlasti väga huvitab, mida nad sõid, et meil oleks hea teada, et siis me saame arvesse võtta ja võib-olla seda ka täpsemini käsitleda. Keeletasemest rääkisime. Ja keeletase on ka väga oluline. Just, see on praegu eriti oluline, sest et meil on ju üleminekukoolid, kellel on vaja just eesti keelt ka õppida ja muuseumid siin hästi tugevalt teevad tööd, et toetada koole. Et meil oleks hea teada, kas te olete päris algajad, te juba natuke oskate, kas te olete keelekümbluses juba mitu aastat olnud, siis põhimõtteliselt on see juba peaaegu tavaline eestikeelne tund. Meil on lihtsalt hea arvestada, et me natuke toetame materjalidega. Sinu klassis on hästi näha, kuidas keeleõpet ka toetada. Ja lisaks sellele ka need mingisugused muud eripärad, et kui mõnel õpilasel on raske liikuda, kuulda, näha, keskenduda, midagi sellist, et see info on meil hästi kasulik, et me saaksime mõelda, palju meil on juhendajad vaja valmis panna, millised töövahendid me välja võtame, kui palju me jõuame teha ja nii edasi. Nii et pigem andke rohkem infot. Just, sest et siis tuleb tund eriti kasulik ja täiuslik. Seega siis suhtle kindlasti muuseumiga ja pane paika põhiline plaan, kuidas sa pead
ennast ette valmistama, klassi ette valmistama ja olla muuseumi jaoks valmis. Ja kui ka eelnevalt meilivahetuses võib-olla rääkisite mingisuguse tellimuste halduri või kolmanda isikuga, võib-olla tellis tunni hoopis kolleeg, projektijuht koolist, midagi sellist. Kui lähete kohale ka, siis esimene asi võiks olla sellele juhendajale, tere, mina olen õpetaja Helene, ma saan aru, sina oled õpetaja Kristiina, et me hakkame tegema seda. Looge see side seal koha peal ka selle juhendajaga, et siis on teil koos, te olete meeskond. Ja täpsustage üle, mis keeles, kui palju ja kas peab tõlkima või ei pea. Just. Ja lisaks on vaata see asi veel, et kui sina nüüd kooliõpetaja oled muuseumi programmis koos muuseumi töötajaga, siis leia omale see roll, mis täiendab muuseumi külastust ja et sa oleksid asjaga kursis. Seoend sellega. Sa võid muidugi olla distsipliini kuningas, kes vaatab, et kõik kuulavad, aga sa võid olla ka võrdväärne partner. Kas muuseum ootab kooliõpetajalt midagi konkreetselt? Kõige rohkem, ma arvan, juhendajatel ongi kasu sellest, kui õpetaja on mõttega kaasas ja aitab natuke distsipliiniga, jälgib, et keegi ei jääks maha. Sageli on üks juhendaja, ta näeb lapsi esimest korda ja tõenäoliselt ka ainukest korda. Ta ei tea nende nimesid, ta ei tea nende hirme, huvisid, ootusi. Õpetaja teab seda ja õpetaja saab hoida seda gruppi koos ja seda grupi dünaamikat nagu toetada, et see õppimine tõesti saaks juhtuda. Sisu osas enamasti juhendaja ju abi ei vajagi. Aga just selline olukorra üldine toetamine, et ma tõesti ei soovita minna mitte kohvikusse, vaid olla oma klassiga koos. Oma klassiga. Ja õppida koos nendega. Ja, sest siis ma ju tean, mida ma klassis pärast edasi teen. Täpselt. Mida mu lapsed teada said. Just, ja sellest sa vist kohe räägid ka edasi. Ja tead, me võiksimegi nüüd arutada seda asja, et mida ma peaksin ette valmistama, enne kui ma klassi muuseumisse toon. Okei, kui ma seon selle oma õppekavaga, oma konkreetse tunniga, siis ma tõenäoliselt valmistan ette mingi sõnavara või mingi teema. Ja võib-olla saan ma muuseumist lausa töölehed või keskusest, Vabamust, Maailmakoolist on võimalik ette saada. Issand, isegi teatrid annavad juba töölehed ette, enne kui sa lähed külastama etendust. Siis mu tööklassis on selline piisavalt hea, et lastel on mugav ja turvaline muuseumikeskkonnas. Seega siis võtan ühendust muuseumiga, teen plaani, milline on vajalik ettevalmistustöö koolis, valmistan ette lapsed nii teemapõhiselt kui ka väljas käimise põhiselt, kuidas käituda trammis, trollis, muuseumis, kuidas käituda omavahel. Kuidas me sinna läheme? Google Mapsi saab lahti võtta koos, vaadata, mis bussiga me lähme, mis kell. See eriti toetab lapsi, kellel on vaja rohkem struktuuri. Just. Ja kui sul on see plaan paigas ja sa võid lausa siduda seda oma õppetööga, me kõik ju lõimime oma tööd, kas või arvutage välja, mitu minutit ja mitu kilomeetrit sinna sihtkohani on. Siis nüüd muuseumis koos lastega töötades valmistad sa ise selleks järeltööks, mida sa saaksid teha koolis pärast muuseumi külastust, ehk siis kinnistamine. Lõimitud aine- ja keeleõppes on äärmiselt oluline, et sa lööd raamistikku kogu oma tegevusele ja töötad 3-faasiliselt, ehk siis sa lood meeleolu, sissejuhatuse, aktiveerid lapsed, siis on õppimise osa, mis toimub muuseumis ja siis on kinnistamise osa, mis toimub jälle koolis tagasi tulles, selleks, et seda infot talletada ja osata jälle teises kohas kasutada. Me rääkisime praegu, et sa võiksid tellida muuseumi programmi, aga sa võid ju ka ise oma klassiga muuseumisse minna, kui sa oled mõne valdkonna ekspert. Näiteks, ma lähen oma õpilastega Vabaõhu muuseumisse ja uudistan Sassiani talu koos nendega. Ja siis Sassianit ei tea, on ju. No vot. Aga kui ma ei tunne mõnda valdkonda, siis ma vajan abilist. Ometigi, kuidas saaks õpetaja teha endale muuseumi keskkonnas selgeks ja kasutada seda väikse osana jalutuskäigu ajal muuseumis? Sa võid minna tasuta muuseumisse. Enne kui sa sinna klassiga lähed,
paljud muuseumid lubavad õpetajad ekspositsiooniga tutvuma või siis näiteks ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts on sõlminud koostöölepped mitme muuseumiga nii üle Eesti, et ajalooõpetajad saavad külastada muuseumit spetsiaalselt selleks, et valmistada ette oma tund seal. Kui sa lähed ise muuseumisse, siis sa võiksidki küsida abi enda jaoks ja kasutada muuseumi veebiportaalides olevaid programme ja töölehti. Muis on üks suurepärane muuseumi infoportaal, kus on väga palju informatsiooni nii muuseumide kohta kui ka haridusprogrammide kohta. Valmista ise ette ja vii see läbi. Kuidas siis kulusid vähendada, kui sa ei saa seda programmi osta? Kui sa ei saa kohale minna, siis sa võid paluda muuseumi või Rahvusarhiivi abi ja nad teevad sulle veebitunni või tulevad ise lausa kohale. Ja loomulikult on meil olemas ju veel ka RMK ja suurepärased keskused, Protoenergiakeskus, kus saavad ka erialatunnid toimuda väljaspool tundi. Ja kui sa muuseumist tagasi oled jõudnud oma klassiruumi, siis planeeri üks ilus terviklik kokkuvõte. Raamista see õppekäik. Tehke lastega arutelu. Vormistage plakateid, slaidishowsid, video, fotogaleriisi. Kuula lapsi, mis neil meelde jäi, mis neid puudutas. Minul on klassis näiteks tänu Eesti Meremuuseumile ja Lennusadama arhiivikastidele, arheoloogiakastidele olemas liivakastid, kus minu õpilased alati otsivad midagi head ja paremat, mis on seotud kas külaskäiguga enne või pärast. Või teevad mu lapsed imelisi abivahendeid selleks, et me saaksime siin läbi mängida oma mälestusi ja emotsioone. Sul ei pea olema päris asjad. Sa võid rääkida lastega, kokku koguda nende emotsioonid. Pane imeline punkt sellele kogemusele, mis sa lapsele annad seal muuseumis. Õpeta neile, et nad on oodatud. Nad on oodatud nendes hoonetes, kus on muuseum, teater, arhiiv, raamatukogu. Et nad võivad seal käia alati. Tagasi tulla. Nad on oodatud. See on koht, kus nemad võivad ka käia. Aitäh teile ja kohtume muuseumis!